Mina olen Kaisa Helvin ja elan Tallinnas ja töötan raadios raadiosaatejuhina. Olen seda tööd juba umbes 8 aastat teinud. Prillidest vabanemine on olnud mul juba väga suur unistus, mille peale ma olen mõelnud, et kindlasti peaks selle ära tegema, aga ei olnud piisavalt julgust, et seda teha ja ei olnud ka teadlikkust, kus seda täpsemalt teha, kuna tegelikult silmad on nii õrn koht, siis igas kliinikus ma kindlasti ei oleks julgenud seda teha. Miinuseks oli mul prillidel -2 ja -2,5 ning see miinus oli mul aastate jooksul kasvanud kogu aeg ning selle miinuse peal on mul siis silmad olid pidama jäänud, aga ilmselt see -2 on nii väike number, et paljud mõtlevad, et mis see siis on, aga tegelikult see miinus on piisavalt suur, et segada su igapäevaelu ja ilma prillideta kindlasti hakkama ei saaks. Prillidest vabanemiseks ma mõtlesingi, et see on nüüd piir, kuna ma iga päev kannatasin peavalude all. Prillisangad surusid siia oimu kohta ja siis ma mõtlesin, et nüüd on kõik, et ma ei saa lasta enam oma tervisel kannatada prillide all, sest et raadiodiskorina töötades siis pead kandma kõrvaklappe ja kõrvaklapid paraku surusid need prillisangad väga kõvasti oimu kohta. Enne operatsiooni olin ma väga närvis. Kõigepealt, kui ma kliinikusse tulin, siis ma kartsin kõige rohkem seda, et äkki ma ei saagi operatsiooni teha. Et ma olen läätsi päris pikalt kandnud ja kartsin, et äkki läätside tõttu on mul silmad rikutud ja ma ei saa operatsiooni teha. Aga kui ma sain selle jaatava vastuse, et jah, on võimalik, et me saame sulle operatsiooni teha, siis tegelikult see stress, pinge tekkis veel rohkem, sellepärast et ma ei teadnud, mis mind ees ootab, et kuidas see operatsioon kõik välja näeb, aga tegelikult operatsioon ise oli väga valutu protsess. Kindlasti operatsiooni puhul ei tasu muretseda sellepärast, et see on väga valus, et see on valunõudev protsess ja ütleme nii, et valu taluvus peab olema väga suur, et see läbi elada. Tegelikult on see lihtsalt natukene ebameeldiv ja valu näiteks mina ei tundnud kordagi ei operatsiooni ajal ega pärast operatsiooni. See on pigem lihtsalt selline natukene ebamugav tunne, mis sul silmas on, aga selles mõttes, kes kindlasti kardab, et ma ei lähe kindlasti operatsioonile sellepärast, et see on väga valus, siis kindlasti ei ole see õige. Minu sõbrad-tuttavad rääkisid mulle ennem operatsiooni sama, et see operatsioon ei ole valus ja nad kindlasti soovitavad mul seda teha. Ja kui mult küsiti, et kuhu kohta ma operatsioonil lähen ja kui ütlesin, et doktor Solomartini kliinikusse Lätti, siis nemad väga kiitsid selle heaks, sest et enamus on ka siin käinud. Minu päev operatsioonil algas sellest, et kell 7 hakkasin ma Tallinnast liikuma ja kui muidu saab Lux Expressiga tulla samamoodi, siis mina helistasin autoga tulemist, sellepärast et bussisõidud paraku ei ole minu jaoks ja ma kindlasti kardan, et mul hakkab iiveldama seal, kui ma bussiga sõitma pean. Aga tulin oma autoga ja siis esimese asjana suundusin hotelli. Tallinn-Riga hotell siis on ööbimine, siis samamoodi kliiniku kulul ja peale seda tulin kohe esimese asjana kliinikusse ja kliinikust edasi siis läksin silmakontrolli ja erinevaid silmakontrolle läbiti ja sellega seoses sain teada, et mulle saab operatsiooni teha ja edasi siis tulin kella 6, tulin siis kliinikusse tagasi ja siis pandi operatsiooni müts, sussid, kittel pandi selga ja siis edasi oligi, kui pidi juba sinna laua peale pikali viskama, pidi olema liikumatult ja sealt edasi siis operatsioon läks väga kiiresti.
umbes 5 minutit, 10 minutit, et ilmselt seal operatsioonilaual kaob see ajataju ära, et ei tea, palju see täpsemalt läks, aga umbes 5-10 minutit on see maksimumaeg. Minu tänane tunne päev pärast operatsiooni on suurepärane. Ma hommikul ärkasin üles, ma vaatasin ringi, kõik oli nii selge, kõik oli nii puhas ja ma võin öelda, et ma näen suurepäraselt. See tunne, kui sa ärkad hommikul üles ja sul ei ole silmadest udune, vaid kõik on nii klaar ja selge, see on suurepärane ja kindlasti tasus siia Lätti tulemast. Esimese asjana, kui ma silmad lahti tegin, siis ma nägin, kui selge see pilt on. Ma ei tundnud mingit valu hommikul, vaid kõik oligi, ma nägin kõike täiesti selgelt, kõik oli nii puhas ja kõik oli suurepärane. Kui ma peaksin kirjeldama Dr. Solmani kliinikut 3 sõnaga, siis ma kindlasti ütleksin kvaliteetne, suurepärane teenindus ja professionaalsus. Operatsioonile minnes siis pandi mulle operatsioonimüts, sussid, kittel pandi mulle selga ja sealt edasi suundusime siis operatsioonituppa. Siis enne seda olin ma võtnud, oli siis rahustav tablett ja oli valuvaigisti ning siis operatsioonisaalile minnes pandi mind laua peale pikali ja mu käed väga värisesid, mul oli hirm oli väga suur, ma ei teadnud, mis mind ees ootab, kuigi mulle öeldi, et võta rahulikult, see ei ole nagu mitte midagi hullu, kõik on hästi, kõik saab korda ning siis, kui operatsioon oli läbi, siis ma sain aru, et tõesti ei olnud vaja oma karta ega muretseda sellepärast, et kindlasti see ei olnud valus. Praegu ma tunnen, et mu silmad näevad täiesti 100%, sellepärast, et kõik nägemine on väga selge, väga klaar ja mul on väga hea meel, et ma selle teekonna ette võtsin ning ära tegin. Kogu protsessi juures mulle meeldis kõige rohkem see, et mulle kõik alati seletati väga hästi lahti ära, et kuidas ja mis see kõik nagu välja näeb, mis sul järgmise edasi tehakse, kui sulle pandi mingid silmatilkasid silma, siis alati öeldi, et mis nad nüüd silma panevad. Aga kõige ebameeldivam võib-olla oli peale operatsiooni, kui ma jõudsin hotelli, siis ma alguses ei tundnud samamoodi mitte midagi, aga siis ütleme, et umbes tunni aja pärast ilmselt, kui oli valuvaigistite mõju oli kadunud, siis ma tundsin silmade pilgutamisel sellist nagu ebameeldivustunnet ja selline tunne võib-olla natuke nagu liiv oleks silmas, et siuke raske on silmi pilgutada, aga kui sa oled silmad kinni, rahulikult lebad, siis on kõik hästi. Kui ma kõige rohkem võib-olla kartsin ka seda, et kuidas ma operatsioonil saan silmi mitte pilgutada, siis tegelikult pandi silma fiksaatorid, mis tegelikult ei lasknud sul silma pilgutada. Et kui ma küsisin ka, et kas ma operatsiooni ajal võin silma pilgutada, siis öeldigi mulle, et ei, et pannakse silma fiksaatorid, mis ei lase siis silma pilgutada ja hoidis väga hästi silma lahti. Sinu ainuke töö, mis sa pidid kindlasti jälgima, oli see, et sa vaataksid alati otse. Kui ma olin operatsioonilaual, siis kui see masin vastu silma läks, siis täpselt ennem sekund enne seda, kui siis see masin silma puudutas, siis oli küll selline tunne, et siit küll mingit nägemist nüüd tagasi ei tule, aga see oli ainult korraks hetkeline, paar sekundit see kestis ja kui see masin silma juures siis nagu kaugemale läks, siis sa nägid uuesti ja selline natukene hägune pilk. Kui ma olin hotelli jõudnud,
siis ma kohe sain aru, et nägemine on kõvasti parem, kui ta oli siis enne operatsiooni. Ta ei olnud küll täiesti selge ja klaar, aga sa eristasid asju kaugele juba väga hästi ning ei olnud enam ainult udukogu. Kui ma operatsioonilt tulin, siis läksin ma puhkeruumi, siis istusin seal silmad kinni umbes 5-10 minutit ja peale operatsiooni siis pandi mulle veel valuvaigistavaid tilkasid silma ning siis ennem kui mind hotelli lasti, siis kontrolliti veel silmad üle, kas kõik on korras ja kuna mul kõik oli korras, siis mind lasti hotelli. Pärast operatsiooni pidin ma siis hotellis iga tunni aja tagant panema 2 erinevat tilkasilma, neid siis vaheldumisi. Üks oli siis antibiootikumi tilgad ja teine olid siis kunstpisarad, mis silma niisutasid. Kui ma otsustasin tulla siia Lätti Dr. Solometini kliinikusse, siis minu kõige suurem hirm oli see, et võib-olla ma ei saa inglise keelega hakkama, et pärast ma ei saa millestki aru, mis võib olla nagu väga oluline, siis tegelikult siin on olemas kohapeal ka tõlk, kes tõlgib siis vajadusel eesti keelde sulle kõik ringi ning lisaks personal, arstid, kõik olid väga toredad, abistavad, kõik rääkisid sulle alati, kui sul küsimusi oli ning tegelikult nad alati üritasid sind maha rõhustada, et see ei ole mitte midagi hullu, et kõik on selle üle elanud, et ei ole sina ka eriline ning kõik personal, kõik olid väga toredad ja toetavad. Kliinikuga suhtlesin mina e-maili teel, seal eesti keeles sai siis kliinikuga suhelda, aega broneerida ning lisaks siis küsiti sinu kontaktandmeid ning lisaks, kui sinu kaasa tuleb kaaslane, kes siis võib-olla peale operatsiooni aitab sind hotelli, et küsiti ka tema andmeid ning seal siis broneeriti sulle hotellis tuba ning lisaks, kui tuled oma autoga, siis on hotellis ka parkimiskoht olemas. Et siis kindlasti tuleb teada anda sellest, kui soovid oma autoga tulla, et siis nad teavad parkimiskohta broneerida. Hotell oli väga ilus, mulle väga meeldis ning kindlasti, kui ma peaksin uuesti Riiat külastama, siis minu peaks esimeseks valikuks kindlasti oleks Tallink Hotell Riga. Operatsiooni eelsed testid olid väga lihtsad ning näiteks üks väga lihtne test oli siis see, kui sulle pandigi prillid ette ning vaadati ja kontrolliti üle su miinus ja protsess meenutab juba natuke seda, kui sa lähed tavalise silmaarsti juurde ja seal tehakse enam-vähem samad kontrollid, ainult et natukene oli neid rohkem. Personal oli väga sõbralik ja toetav. Mul on väga hea meel, et ma valisin just Lätis Dr. Solomoni kliiniku, et oma silmad korda teha. Pärast operatsiooni ma tunnen end väga hästi. Kui ma kartsin, et see ongi siuke päris operatsioon, et peale operatsiooni sa oled hästi siuke väsinud ja stressis ning järgmine päev on ka samamoodi, siis ja eelmine päev ehk siis operatsioonipäeval sa tunned natukene väsimust, sest pikk päev on selja taga. Aga tänasel päeval, päev peale operatsiooni on mul enesetunne suurepärane. Minu sõbrad ja tuttavad alati ütlesid, et kui ma rääkisin neile, et mul prillidest tingituna on peavalus ja ma ei tunne ennast just kõige paremini, siis nemad pigem olidki need, kes nagu suunasid, et nagu mine, et kindlasti sa pead minema, sest et paljud on ka ise selle läbi teinud ja nemad on väga-väga rahule jäänud. Esimene emotsioon, kui ma nägin täiesti selgelt siis
ütleme nii, et oleks võib-olla tahtnud nutma hakata, sellepärast et tegelikult ma olen 3. klassist saati prille kandnud ning pole nii kaua aega nii selgelt läinud.